kuulamast Eesti Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Mina olen Sirli. Ja mina olen Signe üle väikse aja jälle. Ja, väikese aja. Ei olegi nii väga pikk aeg. Et paar osa on meil siin olnud teised inimesed, kes on tulnud rääkima olulisi asju, aga nüüd oleme jälle teiega. Ja täna mõtlesime, et läheks jälle mänguteema juurde tagasi. Ja üks teema, mis ülesse kerkis ja tekkis mõte, mida arutada, on müramine. Signe, millised sinu isiklikud kogemused müramisega on? Mina mäletan lapsepõlvest hästi palju müramist. Ma mäletan oma emaga ja mürasin oma vanaisaga ja vanaisaga mürad oli hästi tore, sest tal oli tore siuke torkiv habe. Kas see oli tore või see ei meeldis? Ei, see meeldis, kuigi mulle kõditamine, see on ikka väga vastik, aga kui vanaisa talle alt habemega kõditas, see oli ikka vahva. Mina ka, kui ma mõtlen müramise peale, siis ma mõtlen ka oma lapsepõlve peale ja mina ei mäleta müramist ema või isaga, üldse ei mäleta, aga ma mäletan ka vanaisaga ja ma mäletan onudega müramist, et onud olid noored mehed ja üks onu oli veel, must on ainult 11 aastat vanem ja tema meid hoidis ka palju ja ma kuidagi, just nemad ja nendega mäng, aga vanaisa habe samamoodi ja siis ma küsisin, et kas see oli nagu meeldis või ei meeldinud, sest et mina ka olen alati kõdi kartnud ja teine asi see tunne, et ma tahan, aga teistpidi on natuke nagu paha ka ja natuke nagu valus või selline ebamugav ka, et siis mul tulid need meelde. Aga kui sa mõtled nüüd enda pere peale ja oma laste peale, et siis kas seal ka on müramine olnud nagu sinu roll või vaat sa ütlesid, et siin on müras ema on ju sinuga ka? Ma mõtlen, meil on vist mõlemal olnud siuke müramine, et on minu ja siis on Tarvo. Mõlemad oleme müranud selles mõttes. Et mõlema poolt. Kusjuures kui mina mõtlen oma laste peale, siis nagu ma ju kõiki hetki ka nii hästi ei mäleta, et kindlasti on olnud mingeid selliseid müramise hetki, mida võiks sinna klassifitseerida, aga mulle tundub küll, et minu lastega on rohkem müranud mul mees. Et ma mäletan seda, kuidas ma just ikka olen nagu ka rääkinud loengus ja toonud näiteid selle kohta, et kuidas mul on väga lahe mees, sest et tema teeb kõik need müramismängud lastega ära ja kuidas minu sees isegi ei ole sellist tahet või tungi minna nendega mürama. Et muidugi ma sattusin vaatama ühte videolõiku, kuskilt sotsiaalmeediast ja siis see ei olnud küll päris müramine, oleneb, mis me sinna alla klassifitseerime, aga seal oli selline õpetus vanematele, et kuidas nagu toetada last ja tema nagu, ma ei tea, ma kasutan võib-olla valesid sõnu, aga nagu seda sensoorset, erinevaid nagu selliseid sensoorseid tajusid, võiks nii võib öelda. Meeli. Ja seal õpetati siis seda, kuidas näidati ette, et kuidas lapsega hüpitada teda on ju põlvede peal ja siis on ju võib-olla sinna voodi peal on ju niimoodi nagu müramise moodi ta niimoodi nagu ma ei tea, viskad nagu, ma ei mõtle halvas mõttes, nii et laps haiget ei saa. Ja siis ma vaatasin seda ja mõtlesin, et kas me tõesti peame seda nagu tänapäeval vanematele õpetama. Et mina lihtsalt mäletan kõiki neid selliseid tegevusi, mida vanaema, vanaisa, jälle peamiselt vanaema, vanaisa juures, aga kogu aeg nende põlvedel on ju sõit sõdele, jälle hüpitati või siis oli mingi selline mäng, et sõidad mööda teed ja siis tuli auk ja siis see suured kivid, väiksed kivid, auk. Meil oli siletee. Ja, just on. Suured kivid, väiksed kivid, auk. Ja see oli, ma mäletan, et see oli nii tore ja nagu tahtis ja muidu ma tegin kõiki neid asju oma lastega ka ja kui ma seda videot vaatasin, siis ma mõtlesin, et ju siis ikkagi on nii, et kas kõigile ei tule kaasa see lapsepõlvest või siis on see mingil põhjusel kadunud. Et mis üldse ju müramiseks klassifitseerub, see ju, ta ei ole otseselt müramine, aga ikkagi ju mingi selline mäng, mis on aktiivsem, mis on võib-olla natuke agressiivsem selles mõttes, et seal on ju ka füüsiline kontakt, hirmu natukene, põnevust natukene, võib-olla ka sellist
noh, valu natukene, noh, vot habeme on ju kraapimine. mis midagi veel või? kui sa mõtled müramise peale? üllatus. Jah, sellised, ma mõtlengi, et kui ma mõtlen nagu enda laste peale, siis kui sa nüüd neid nagu määratlesid natuke, siis võib-olla ongi sellised nagu ohtlikumad müramised on olnud nagu mehega ja sellised siuksed nagu mängulised, kui nad olid hästi beebid alles, sellised ninaga kõditamine või varvaste söömine, et see võib-olla mähkimise ajal eriti, siis see on olnud nagu minu töö või siuke maa. ja just, ja tegelikult see ju hakkabki, noh, ütleme, mitte päris võib-olla sünnist alates, ses mõttes, et seal on oluline see, et noh, see hoolitsus on ju ja lapse kaitsmine, mis on meie vastutus muidugi pikemat aega. aga et seal ju veel ei anna lapsega niimoodi mürada, aga kui hakkab tekkima nagu rohkem selline kontakt lapsega, siis juba tekivad ka ju need sellised mängud. ja noh, põnev on see, et sa tõid selle siia sisse, et tegelikult ju põnev ongi, või noh, vähemalt minu jaoks on põnev see, et loodus niimoodi seadnud ongi selle asja ja see, et sa ütlesid, et ema rohkem on ju võib-olla seal niimoodi, ma ei tea, varbaid on ju nii-öelda nagu näksab või nagu hammustab või musitab või et isa mängib natuke teistsuguseid mänge. et tegelikult ongi leitud ka seda, et see side ja kontakt noh, ema ja isaga tekibki ka lastel, noh, ütleme erinevalt. ja ka see kiindumussuhe tekib erineval võib-olla ajal ja erinevad asjad seda soodustavad. ja erinevad, eks ole, mängud või sellised tegevused, mida lastega tehakse, need siis noh, seda sideme tekkimist toetavad ja vot isade puhul just on hästi tugevaks selliseks pikaajalise, noh, ütleme, kiindumussuhte tekke toetajaks, kui nii võib öelda, siis just tegelikult need müramismängud. ja et kui alguses on ju isa, noh, ongi ema ju hakkab looma oma lapsega sidet juba ju tegelikult füüsilist sidet sellest hetkest, kui laps on kõhus või juba noh, enne on ju, mis ei tähenda, et isa seda teha ei tohiks või ei teeks. aga see sideme loomine ju enda sees oleva inimesega on lihtsam kui kellegi teisega. mis tähendab, et isadel võib olla keerulisem ju luua ka seda sidet oma lapsega enne sündi. ja pärast sündi siis ka noh, selleks, et see side tekiks, läheb natukene vaja noh, ikkagi nagu sellist võimalust selle lapsega kontakti luua, kontaktis olla. ja neil ei teki see side noh, võib-olla ma tahaks öelda nii lihtsalt, aga see on vale termin, sest et ega ka igal emal ei teki väga lihtsalt see noh, ütleme koheselt ja niimoodi pauguga see side lapsega. et aga ongi loodus ette näinud niimoodi, et erinevas vanuseetapis lapse arengus siis erinevad asjad, mida teeb ema või isa, noh, aitavad sellele kaasa. ja isade puhul just on see müramise mängud on need, mis seda soodustavad. noh, ütleme, kui on uuritud siis seda, et millised sellised, noh, milliseid nagu noh, närvivahendusained on ju, mis on vastutavad siis ka selle eest, et meil see side ja kiindumussuhe tekiks lapsega, et millised saavad aktiveeritud läbi nende mängude, et siis müramismängud just isade puhul on see, mis seda toetab. emade puhul rohkem sellised tegevused, mis on seotud just hoolitsemisega, eks ole, noh, ma ei tea, silitamistega, sellise emotsionaalse toetamisega. empaatia, turvalisus, just. et tegelikult on hästi, minu jaoks ongi hästi põnev, hästi huvitav see, kuidas loodus ongi ette niimoodi näinud, et omad viisid, kuidas seda tekitada ja see teadmine ka, et noh, isad ei pea olema emad ja emad ei pea tegelikult olema isad. et nad ongi erinevad ja loodus, see mõte ka, et loodus, noh, ega loodus niisama energiat kuluta millegi peale, mille peale pole vaja.
ja ühe lapse kasvatamiseks ei ole vaja kahte ema nii-öelda, selles mõttes kahte ema, kes täpselt sama funktsiooni või rolli täidavad, kui üks suudab seda täita. Et selleks, et kõik lapse arengu jaoks vajalikud etapid saaksid läbitud või et laps areneks nii, nagu ta peab arenema, siis ongi vaja nii-öelda siis seda kahte vanemat ja nad mõlemad annavad mingi oma osa sellesse lapse arengusse. Ema siis on ju oma selle nii-öelda toetuse ja emotsionaalse poolega ja isa siis oma nagu sellise, ütleme praegu siis läbi selle müramismängud on ju, või siis sellega, mida tema annab ja missugused on nagu tema sellised viisid ja võimalused, kuidas seda teha, et kuigi ma ütlen siin ära, et samasoolistel paaridel on nad leidnud seda, et seal ei olegi see sugu niivõrd oluline kui selline, vaid seal lihtsalt üks või teine võtab rolli, nagu sa ütlesid, et sul ema müras sinuga onju. Et tõenäoliselt lihtsalt ka, et kui näiteks isa poolt seda ei tule, võtabki keegi teine selle rolli üle onju, või et ongi vanaisa see, kes seda teeb või onu, kes seda teeb. See on see rollide jaotus on olulisem kui see, et kes parasjagu kas seda teeb ema või isa. Jah, ma arvan, tähendab selles mõttes, et nad ju ütleme, et ta on ikkagi mingil määral ka sooliselt paika pandud. Aga kui see nagu ei ole hullu, kui see nii välja ei tule, et see ei tähenda, et keegi teine selle ära täidab, et siis see on samaväärne. Ja sul võib olla sama soolised vanemad, aga ühel on rohkem siis täita see emotsionaalse toetaja roll ja teine toob sinna sisse võib-olla siis rohkem seda mängulisust või siis üks katab need mõlemad, aga mida see tähendab? Tähendab seda, et seda tegelikult ikkagi on lapse arengu jaoks vaja. Kuigi mitte igal pool maailmas ei mürata sel moel oma lastega. Ahaa. Ma siin nüüd muudkui räägin. Ei mürata jah, mis on ka huvitav, et tegelikult on sellisel moel ja sellisel määral müramine omane rohkem läänemaailma isadele. Ja nende lastele ja nende omavahel müramisele. Et jälle põnev mõelda, aga miks see nii on? Et tõenäoliselt oleneb nüüd kellega võrrelda või missuguste selliste rahvustega või kogukondadega. Aga kui sul on sellised näiteks rahvad on ju, kus isa veedab rohkem aega koos lapsega, siis ei olegi võib-olla seda müramismängu kui sellist vaja. Sellepärast, et see koos veedetud aeg ja koos tehtud asjad on ju, lapsed võetakse kaasa igale poole, koos kalale, koos metsa, koos jahile, koos ehitatakse midagi. Ja see side ja kõik see, mida isa omalt poolt pakub, on nii või naa olemas. Aga vaata läänemaailmas ju isad ei ole nii palju lastega koos. Ja siis on vaja mingit sellist tegevust, mis seda sideme teket toetaks. See on siis nagu asendustegevus. Kiirtee. See on kiirtee jah, selle kiindumussuhte tegelikult loomise juurde. Et jälle minu jaoks põnev asi mõelda ja minu jaoks oli huvitav ka see teadmine või on, et mis arvad, kellega lapsed oma vanematest rohkem mängida eelistavad ja tahavad? Ma arvan, et isaga. Isadega on natuke lõbusam võib-olla. Vähemalt ma nagu enda pealt võiks arvata, et isad võib-olla suudavad jääda natuke mängulisemaks ja need piirid on lõdvemad äkki. Et emadel võib-olla tuleb kaasa natuke seda muretsemist ja seda piiride hoidmist natuke rohkem, kui sa ei ole just treenitud mänguterapeut. Kus on sind õpetatud, on ju? Jah. Kusjuures sul on õigus. Uuringud seda toetavad ja lapsed eelistavadki isadega mängida. Et minu jaoks on see, miks see on mulle jälle huvitav, sellepärast, võt mänguterapeudina, me räägime ju mängust ja siis ma ikka mõtlen selle peale, et kuidas, kas me saame nagu võtta ühe mängu ja siis öelda, et vot, kui sa seda mängu selle lapsega mängid või vanemana mängid, on ju, et vot siis see on kõige parem mäng ja see on last tervendav ja see on last toetav, et minu väga selge seisukoht on, et ei, me ei saa seda öelda, aga täiesti kindel on see, et mäng kui selline toetab, aga võt jälle on ju, et kui nüüd meil on need isad, kes oma sellise mänguga
noh, seda sidet loovad, on ju, ja niivõrd palju kasu lapsele ka tema arengus annavad. Ja siis me ütleme sellele isale, et ei, vot see küll pole õige mäng, et nüüd sa pead tulema siia, istuma maha, nüüd sa pead, on ju, mängima vot täpselt niimoodi, et kas me siis pigem hoopistükkis ei või teha kahju sellele, noh, lapse ja vanema vahelisele suhtele, et mina nagu olen heietanud neid mõtteid selle kõige taustal ka. Mulle kohe haakus selline mõte, et lihtsalt kui ma mõtlen, kuidas isad lastega mängivad, seal võib-olla ongi sellist nagu põnevust palju rohkem, sellepärast et võib-olla ma emana ka arvestan, et oi, et võib-olla ma lasen lapsel võita rohkem või ma rohkem nagu järgingi seda, kuhu laps mind selles mängus juhatab. Aga teinekord lastel on väga suur soovida mängida päriselt. Ja päriselt mängu juures on ju tähtis see, et teine mängupartner oleks mängus sama palju sees ja oleks võib-olla sama jõuline, ei arvestaks nii palju lapsega, siis mõlemal tekib see mänguhasart. Et siis ongi see, et ma mitte ei küsi kogu aeg lapse käest, et oi, et kuidas sa soovid, et me nagu mängu jätkaksime, vaid see, et ma otsustan ise ja ma mängin samaväärselt lapsele vastu. Et võib-olla isadel see tuleb natuke paremini äkki välja, et need sihuke võime nagu ohtlikumalt ja ekstreemsemalt mängida. Ja noh, selles mõttes ongi vähem arvestada mängupartneriga, aga sealjuures toimub tegelikult kogu aeg üksteisega arvestamine. Et see on näiline mitte arvestamine, sest et mõlemad on mängus sees, sest et mängu eeldus on see, et me tegelikult kogu aeg arvestame teise mängus osalejaga. Muidu ei ole enam mäng lõbus, muidu kaotab see ju selle mäng lõpeb ära. Ja noh, seda, mis sa siin räägid, ju seda uuringud ka kinnitavad, just see, mis sa ütlesid, et emad võib-olla mängivad, et ongi leitud ka seda, et noh, täpselt, et kui ema vaatab last mängimas ja isa vaatab last mängimas, et siis nad tegelikult nagu, nad nagu vaatavad erinevaid asju ja jälgivad erinevaid asju, et ema, noh, vaatabki ja võib-olla jälgib seda, et no, et ei tea, mis seal, kus sul ohtlik on ju ja et äkki ta seal libiseb ja äkki seal on selline asi. Aga isa nagu otsib neid võimalusi, kuidas nagu last, ma ei tea nüüd neid õigeid sõnu, aga kuidas seda last veel nagu edasi suunata, on ju, toetada ja täpselt seesama riski teema, et noh, lihtsalt lapsevanemad seda tõenäoliselt ei tea, aga võib-olla need, kes lastega töötavad, on rohkem kokku puutunud selle teemaga nagu kiindumushäire ja kiindumussuhe, et noh, see ütleme varases lapseeas on ju tekkinud kiindumussuhe ja see, milline ta on, mõjutab väga palju tegelikult ka meie tulevikku ja suhteid teistega. Ja mis on huvitav, on see, et tegelikult see klassikaline, oli üks selline naisterahvas nagu Mary Ainsworth oli ta nimi vist, et tema nagu välja töötatud see test, et kuidas seda lapse ja vanema vahelist kiindumussuhet hinnata, et kas see on siis nagu selline turvaline kiindumussuhe või mitte. Et siis tegelikult seal see test oli selline, et siis väike laps siis emaga koos, kes on tema peamine tõenäoliselt on ju või tolles testis oli siis see peamine kiindumusobjekt ja tema peamine hooldaja, et viiakse siis sellisesse võõrasse keskkonda ja kokkupuutesse võõra inimesega ja siis, kui ema lahkub ruumist, jätab lapse sinna, siis vaadatakse, kuidas see laps käitub ja tegelikult see, kui laps hakkab oma ema tahtma ja igatsema, on märk turvalisest kiindumussuhtest ja siis vaadatakse ka seda, et kui ema tagasi tuleb, et kui kiiresti tegelikult see laps rahuneb, kas ta rahuneb, kuidas ta käitub, et tegelikult turvalise kiindumussuhte puhul see laps peaks nii-öelda või võiks nagu koheselt maha rahuneda. Meil on igasuguseid ka arengulisi eripärasid ja nii edasi, mis mõjutavad lapsi, aga see on selline klassikaline test. Ja see ei toimi isade peal. Isade ja laste kiindumussuhet ei saa selle testiga hinnata. Mis minu jaoks, kui ma seda teada sain, oli väga huvitav. Sest et nende see kiindumussuhe, ütleme, kuidas öelda, ongi, ma ei tea, kas ta on teistsugune, aga ta baseerub teistel alustel. Ja kui inglise keeles see Ainsworthi test on strange situation, siis mida võib nagu siis kas võõras või imelik olukord tõlkida. Minu arust oli vist niimoodi ta nimi, siis isadele töötati välja teine test ja see on risky situation, riskantne olukord. Ja vaadati seda, kuidas sul siis see väike laps siis isa juuresolekul
käitub võõraga, suhtleb võõraga ja noh, uurib või tegutseb trepi peal. Trepp ja võõras. Ja tegelikult, kui tal on isaga turvaline suhe, siis ta uurib ja uudistab seda võõrast ja uurib ja uudistab ka seda treppi. Palju julgemalt. Palju julgemalt, jah. Ja kui tal ei ole seda, noh, seal on nagu need erinevad kiindumusmustrid, on ju, et siis on see, et kas ta ei lähe üldse isa juurest, on ju, noh, eemale. Noh, või siis on see, et see noh, kõik see, mis seal toimub, on ka, pluss see, et kuivõrd ta nagu kuulab seda, mida isa ütleb, milliseid juhiseid annab, no mida keelab ja kus ta nagu neid piire seab. Et kui ta uudistab ja kuulab isa poolseid nagu neid piiriseadmisi, et siis seal hoopis see viitab turvalisele suhtele. Nii et noh, jälle on ju, see viitab sellele erinevusele ja siis ma olen ka mõelnud seda, et ma ka emana vahel mõtlen, et noh, mis mõttes minu mees on ju, mis sa pead lapsega nii on ju, miks sa teda, noh, ma ei tea, ei tee nii, ma eeldan nagu, et ta peaks tegema nii, nagu mina teen. Et tegelikult need teadmised ju, kuidas öelda, nad annavad niivõrd palju jõudu või nad võiks anda jõudu ju isadele, meestele ja ka naistele selles osas, et me nagu annaks meestele võimaluse olla need, noh, kes nad on ja kelleks nad on nagu looduse pealt loodud. Ja mul seostus kohe selle müramisega, selles mõttes see trepikatse siis, et kui isad müravadki lastega, näiteks viskavad neid õhku. Et see ju on see koht, kus lapsed õpivadki seda, et maailm võib olla natuke ebaturvaline, sest see on natuke hirmus päris kõrgele õhku lennata, palju kõrgemale siis, kui emme hüpitab. Aga isa peab ju kinni ja see tagabki selle, et see oli hirmus, aga see on turvaline samal ajal, et see on üks mängu põhireeglitest, et ta on alati turvaline. Ja see müramismäng on samamoodi üks mänguvorm lihtsalt, kus laps saab kogu aeg kinnitust, et maailm on tegelikult isegi siis, kui ta on hirmus, ma saan sellega hakkama, et algul läbi vanemate, läbi isa ja siis lõpuks ka ise, sest sul tekib see teadmine sellest, et ma saan nende olukordadega hakkama. Ja see valmistab ette lasta tuleviku olukordadeks, samamoodi olukordadeks mänguväljakul. Ja see müramismäng, ta tekib ju kuskil, noh, okei, ta juba seal võib-olla aastast alates on ju, aga tegelikult 3-4-aastased on ju. Ja siis ta kuskil seal, noh, eelkooli eas enam-vähem on ju, noh, ta hakkab nagu kaduma või noh, mingisuguses eas teda enam nii palju ei ole. Et ta tegelikult intensiivistub ka kõige rohkem ja isad ka, noh, miks isad seda teevad? Sellepärast, et selle mängu kaudu on ju ka nende ajus, noh, seal on erinevad siis need närvivahendusained on ju, või noh, erinevad sellised ühendid, mida meie keha siis noh, vabastab. Ja need, noh, me teame näiteks, et oksütotsiin on see selline närvivahendusaine on ju, mis siis nagu soodustab seda omavahelise sellise, noh, sideme teket ja turvatunde teket, aga tegelikult seal on veel erinevaid selliseid ühendeid kaasatud. Noh, me olemegi ju niivõrd keeruline süsteem ja mina ei oska nendest kõikidest rääkida, ei oska ettegi kujutada, mis kõike toimub. Aga et tegelikult sellise, mida veel nagu vallandub, on, need olid beta-endorfiinid, olid sellised ühendid. Ja beta-endorfiinid on seotud siis selle nii-öelda nagu hautasu tundega või sellega, et sa saad nagu nii-öelda preemia või sinu aju saab nagu sellise hea tundelaksu. Ja et tegelikult ongi ka niimoodi, et isadel, kui nad lähevad ka lapsega mängima ja nende sees nagu, me oleme üles ehitatud ka niimoodi, et me lähemegi otsima neid selliseid tegevusi ja tegema rohkem, mis meile nagu seda head tunnet pakuvad, seda nagu autasustamise seda see autasustamise süsteem nii-öelda meie närvisüsteemis või ajus pakub meile. Ehk et ka isad nagu tahavad, eks ole, mängida ja nad hakkavad ka seda rohkem otsima ja teatud vanuses see on nagu vastastikune lapsega ja lapsele pakub see samamoodi sellist naudingut. Et pluss ka põletikuvastaseid ühendeid. Või ütleb mitte põletikuvastaseid, aga põletikuga seotud ühendeid nad on leidnud, et tekib, sest et ka stress on sinna kaasatud on ju, ja stressiolukord ja stressihormoonid on seotud tegelikult ka meie põletikureaktsioonidega kehas, aga jah, et tegelikult vanemaks olemine ikkagi on nagu stressi tekitav ka inimese jaoks, mida ma arvan, mis ei ole
noh, ime kellelegi meist või et uudis mitte kellelegi meist, kes me lapsevanemad oleme. aga jah, et ja teine asi on see, et vot mida sa mainisid siin, et see isa või noh, et see nagu, kuidas sa ütlesid seda, et seal mürades kuidas sa mainisid seda, et seal tekib, mul tuli see kontrolli ja see teema. Jah, piiride ja kontrolli teema, et see on kontrollitud olukord tegelikult, et isegi kui ta tundub hirmutav, et ta tegelikult on alati turvaline. Selle käigus me kogu aeg kinnitame, et ja tegelikult ju laps ja vanem, noh ka laps peab seal ju kogu aeg nii-öelda ka jälgima ju isa, noh isa last on ju ka laps ka isa selleks, et see tore mäng jätkuks. Ja tegelikult seal on ju ka see, et noh, täpselt see piiride seadmine ja mis on huvitav, on see, et tegelikult on ka isegi uuritud ja on leitud müramismängude seos agressiivsusega. Ja tegelikult, ma hakkasin ju sellest rääkima, et mis vanuses see müramine nagu intensiivistub tegelikult selles vanuses, kus, kuidas öelda, nagu intensiivsemalt hakkab ka laps ju noh, või hakkab nagu arenema või laps hakkab nagu õppima tegelikult emotsioonide regulatsiooni ju. Noh, mõtle 3 peale, 2, 3 peale, 4 peale, et see 4 juba ju noh, palju paremini kui 2 või 3 suudab seda teha. Ehk et see ei ole ka juhus, et selles vanuses tulevad need müramismängud, et see, kuidas lapsega mängitakse, noh, müramismänge on ju, kas mängitakse ja nii edasi, mõjutab tegelikult tema oskust ka noh, eneseregulatsiooni oskust ja eneseregulatsiooni oskust on ju hiljem mängukaaslastega kuskil mänguväljakul või koolis või kus iganes ja lapse agressiivsuse tasemega on leitud seos, aga mis on veel huvitav minu jaoks et see sõltub sellest, kuidas öelda, kuidas ja kuivõrd isa seda müramismängu kontrollib. Siin noh, jälle minu jaoks, meie kui mänguterapeutide jaoks selles mõttes huvitav mõte, meie mänguteraapia ruumis ju müramismänge ei mängi. Et see ei ole üks ja seda, ma ütleks, et seda väga ka ei teki seal ruumis. Ja võib-olla, kus ta tekib, noh, mitte nüüd nagu on ju terapeudi ja lapse vahel, seal ei olegi ju, noh, ega looduski pole ette näinud, et me seal niimoodi seda sidet peaksime hakkama looma. Aga lapsed muidugi nii-öelda müravad, aga siis, kui meil on neile antud mingisugused sellised, no võib-olla suured kaisukarud või mingid sellised võimalused on ju, noh, kus peal nad saavad nagu neid sellelaadseid mänge läbi mängida. Aga jah, et mis seal on oluline, on see, et noh, mänguteraapia ruumis on ju laps otsustab, laps valib, aga vot seal müramises on oluline see, et tegelikult isal oleks ikkagi, isa on see piiride seadja ja isa peab omama kontrolli olukorra üle. Et kui ta laseb nagu lapsel seal mängus noh, endast nii-öelda üle sõita või kõike ise teha, siis see on seotud noh, nagu sellise kõrgema või noh, kehvema agressiivsuse kontrolliga, kas niimoodi võib öelda? Hilisemalt siis, jah. Ja hilisemas elus. Et noh, mis ka jälle on ju hästi loogiline. See on väga loogiline, jah, sest et see õppimine käibki, ma ei tea, kas ametlik termin on, aga nagu väljapoolt sissepoole. Et laps saaks need piirid enda jaoks sisemisteks piirideks, need peavad olema kõigepealt välised piirid, et ma oskaks tunnetada enda piire. Siis ma õpingi seda, et et näed, isal on ka selles mängus piirid, seda ma saan selles mängus teha, seda ma ei saa selles mängus teha. Järelikult on mul sees ka mingisugused piirid, mille najalt ma hiljem võib-olla võin öelda mingitele valede otsuste puhul, et ei, ma ei tee seda kaasa. Ja et ei, see mulle ei ole praegu sobiv. Ja samamoodi kui laps, noh, mis on muidugi see müramismäng on ju niivõrd tore. Et ja see pakub niivõrd palju on ju, noh, loodetavasti mõlemale poolele. Minule pakkus oma laste ja mehe müramismängude vaatamine ka naudingut mulle. Lihtsalt sellest, et ma näen seda nagu nende lõbu ja kõike seda, mis toimub. Aga mis võib tähendada ju ka seda, et laps läheb väga elevusse on ju sellest ja siis on niimoodi, et ta nagu pärast seda mängu on tal väga raske ka sellest elevusest välja tulla. Et tegelikult see on ju ka üks osa
noh, sellest, kuidas isa seal ju selle nagu mängu lõpetab, on ju, ja toetab nagu last ja aitab siis nagu ka sellel elevusel nii-öelda maandatud saada või et see on ka ju kõik sellest üks osa või et kogu sellest õppimisest ja arengust. Ja mulle tundub, et mida rohkem nagu ühest küljest, mida rohkem me nendest asjadest teame, seda huvitavamaks need muutuvad, aga teisest küljest mulle tundub, et mida vähem me nendest asjadest teaduslikult teame ja mida rohkem me kuulame lihtsalt seda, mida ma teha tahaks lapsega või mida mu nagu keha ütleb või mida mu nagu sisetunne ütleb, et mida lapsega teha, et seda rohkem me jõuame tegelikult päriselt selle lapseni. Jah. Aga teisalt tead, et sind kuulates ma mõtlesin nüüd jälle teistpidi, et kust tuleb see oskus lastega mürada, kust tuleb see, teame, sest üks asi on see, et kui meie sisse on istutatud see mingi instinkt või mingisugune tung midagi teha, aga samamoodi on ju, võib-olla olen ma naisterahvana potentsiaalselt tulevase emana on ju minu sees on nagu suurem hoolitsemise vajadus ja võiks olla see oskus on ju imikute eest hoolitseda, aga tegelikult puhtalt sellega, et mul see imik sünnib, ei saa ma veel kaasa oskust. See oskus omandatakse tegelikult läbi selle, kuidas ma olen kasvanud ühtepidi, kuidas on nagu minu eest hoolitsetud, aga teistpidi, kuidas ma olen näinud, et seda teevad minu ümbritsevad on ju ema, vanaemad, tädid, kõik, et ma tegelikult omandan oskused sealt kaudu. Mis tähendabki ka, tekib küsimus sellest, et aga, et kui ei ole, ütleme seal siis isal näiteks olnud on ju seda eeskuju, et siis kuivõrd hästi ta seda teha oskab ja teine asi, ega ongi ka, ega see on seotud ka ju vanemate omavahelise suhtega selles mõttes, et kui palju näiteks seal ka paari suhtes on, milline see suhe on, kas see kaaslane toetab, on ju, annab üldse võimalust isale seda sidet nii-öelda lapsega luua. Aga hea uudis on see, et isegi kui see ei ole tulnud kaasa, nii-öelda lapsepõlvekodust või sealt need kogemused, siis seda on võimalik tegelikult õppida ja see oma, ma ütleks niimoodi, et see, mis sa räägid, see sisemine teadmine või tung nagu üles leida ja siis nagu võib-olla sellele järele anda, on ju, ja lihtsalt nagu ise teha teistmoodi, et olla selle. Vot seepärast mulle meeldib, kas praegu ka veel eksisteerivad, aga mingil hetkel olid ju ja otsiti vist mingitesse lasteaedadesse müramisõpetajaid. Ja on ikka, mina tean, et on küll need müramistreenerid on ja mis on hästi tore minu meelest on, et meil on emadel igasuguseid kohti juba, kus me saame laulmas käia ja hüpitamas neid lapsi käia ja igasuguseid tugigruppe, aga et meil Eestis ka nüüd tekkinud ja järjest rohkem tuleb neid igasuguseid kohti, kuhu isad saavad minna, kuhu need papsid saavad liituda, et kus nemad saavad omale seda tuge ja tõesti, kui see endal on kuskilt puudu jäänud, et mul ei ole seda mustrit seal ees, et seda on nagu üheskoos võimalik õppida, kes aga tahab. Ja iga põlvkond ju järgmine tahab teha teistmoodi kui eelmine on ju või proovib teha ja niikuinii muutub, elu ju muutub, meie keskkond muutub, et tegelikult see kõik on võimalik, aga jah, ma ütleks ka, et samas teisalt on ju ka see, et kui ma nüüd tean, on ju, et ahah, et see on seotud selle tulevase agressiivsusega ja ei, ma ei peagi laskma igal sammul lapsel kõike on ju otsustada, vaid see, et ka mina seal piire sean, on ju, see annab võib-olla rohkem julgust teha, et ongi see, et vaata, või kuidas sulle tundub, et ongi, et vanemad ka nagu enam me ei julgegi nagu enam midagi teha, sest me kardame, et me teeme iga sammuga midagi valesti ja samamoodi võib-olla ju selle mänguga, praegu on nagu mänguteema järjest enam saab sellist kõlapinda. Lapse juhitud mäng on ju kui oluline osa lapse arengu toetajana ja nii edasi saab kõlapinda, mis tähendabki seda, et võib-olla me lähme teise äärmusesse ja see on see, et me nagu unustame ära just selle sellise loomulikkuse ja selle mängu, ma ei tea, võlu ja naudingu on ju, et lihtsalt ärme paneme silti külge ühele asjale, et see on nüüd õige mäng ja see on vale mäng, et need asjad ei ole ju nii mustvalged. Ma ei tea, mis mõtted sul need teemad. Kui ma mõtlen lihtsalt üldse sellele, selle sama termini peale lapse juhitud mäng, siis minule kangastub kohe ette
selle mänguna see mäng, mida lapsed ise omavahel mängivad. Et seda nad juhivad tõesti ise ja see on kõige võimsam õppimisvahend üleüldse, mis lastele on kaasa antud. See seal reegleid kehtestada, seal paindlik olla, seal kaaslastega arvestada. Kui ma mõtlen sellele igapäevasele tegevusele, ükskõik mis see siis on, mida ma vanemana oma lapsega teen, siis mul seal ikkagi tuleb sellised märksõnad nagu dünaamiline, lihtsalt lähtumine olukorrast ja tõesti seal võib-olla ei ole vaja seda lapse juhitud mängu isegi. Seal võib olla täiesti selline, et me mõlemad oleme selles mängus, et me mõlemad oleme võrdsed mängupartnerid ja lõppeks ei saagi kunagi täiskasvanu lapsega mängida samaväärselt, kui mängib teine laps lapsega. Vot see ongi see, et me võime endast anda kõik, kusjuures minu jaoks on isegi kuidas öelda, et ma olen tegelikult ma täitsa olen seda usku. Et kui me mõtleme mängu sellise mänguna, nagu lapsed omavahel mängivad või siis lapsevanem ei ole loodud päevad läbi lapsega mängima. Et mäng on igasugune tegevus, mis võetakse ette mängulise meeleseisundiga. Mäng ei ole ainuke viis, kuidas saab omavahel sidet luua. Muidugi ta on väga tugev sideme looja ja mänguks me võime nimetada lihtsalt ka sellist toredat suhtlemist ja imikuga on ju vastu lalisemist ja nii edasi, on igasugust sellist kontakti, et muidugi sõltub, kuidas me mängu defineerime, aga kui me võtame sellist nagu tõesti seda mängu, mida lapsed omavahel teevad, sest et palju meil üldse ka minevikus vanemad lastega on mänginud, see ei ole olnud ju vanemate ülesanne, see on olnud kogukonnas laste ülesanne omavahel mängida ja see, et kui vahel võtab on ju vanem või vend või ütleme, ma ei tea, onu on ju, tädi ikka nagu tuleb neid mängulisi hetki, aga seda, et nagu panna see vastutus ainult vanemale, et sellepärast ta ju võib-olla tundubki mulle vanemana ka natuke kuidas öelda, loomulik, et ma pean minema ja nüüd on ju tunde seda tegema, sest ega meile ka mänguterapeutidena see, et me oleme mänguterapeudid, et me oleme seda õppinud, see ei tähenda seda, et me lähme sellisest lapselikust mängulustist sinna ruumi seda tegema nii, nagu lapsed teevad. Et meie toome sinna niikuinii natuke teise nagu sellise me ei kao sinna mängu. Me ei kao ära ja meie ju juhime selles mõttes juhime, laps juhib, aga meie hoiame seda nagu sellises ohjes ja me toetame seda protsessi ja meie lihtsalt loome selle tingimuse, kus lapse see loomulik mängu lust ja mängimise soov saab avalduda ja läbi selle siis on ju toetame tema nagu muredega toimetulekule, et jah, et see loomulikkus, et kuidas saaks nii, et see ära ei kaoks, et kui mina saaks öelda, mida ma ütleks, mängige lihtsalt on ju tegema, vaadake, et lastele haiget ei tee, on ju, see habe natuke kõditab, ei pea seda ka on ju vältima, aga seal ongi see, et võt nii kaua, kuni mäng on mõlemale poolele nauditav ja tore. Et ära tunda see, kui tõesti ühel hetkel on see nagu tõsine piir, et ei, läbi selle me õpime ka mängus, kuula seda, kui laps seda sulle ütleb, on ju, taba see ka hetk ära. Ja kui sa seda kuulad, on ju, siis see toetab ju lapse võib-olla ka julgust on ju öelda mingitel hetkedel, kui tal on raske ja paha. Ei, ka tulevikus. Et jah, sellised. Selles mõtlen, et jah, müramine on üks ääretult oluline ja vajalik asi ja isad on vajalikud ja kõik on vajalikud. Ema on vajalik, isa on vajalik. Jah, ja need ekstreemsed mängud seal selle müramise keskel tõesti, kus ma mäletan lihtsalt enda lapsepõlvest, kuidas tehti seda lennukit tehti. Kätest ja jalgadest tuli kinni hoida ja siis emana mõtlen küll, et issand jumal, kus ma olen ju lugenud, et kõik need, mis seal välja venivad ja neid asju ei tohi teha ja nii ei tohi teha ja see on päris hirmus, kui see laps seal lendab, et tegelikult võib-olla ei pea seal kõrval kogu aeg karjuma, et häda on kaelas, et see ongi osa sellest lapseks olemisest ja võib-olla osa sellest isaks olemisest, et näidata lastele läbi selle müramise või selle ronimise, turnimise, selle natuke ohtliku, et maailm on suur ja lai ja vahva koht, kus on palju avastada, isegi kui emale tundub, et üle tee minemine on ka liiga suur väljakutse. Jah.
et võib-olla see ongi isade ülesanne, et näidata, Just. kui äge see maailm on, isegi kui ta natukene on ohtlik. ja isa on see, kes toetabki seda lapse iseseisvumist, noh, mitte tema seda ei toetaks, onju, aga isa võib-olla annab sealt selle julguse. et ja vot ongi jälle see tasakaal. Ema annab ühe poole, isa annab ühe poole, noh, või siis kes iganes on ju neid rolle seal niimoodi noh, nagu tasakaalustama või täitma tulevad, et maailm on üks imeline paik, mäng on üks imeline asi. Ja oi, meil on veel palju selle kohta õppida. minu teadmine ja järeldus, et ja kuidas nagu jah, väga nagu kergelt ma ei kipu mingisuguseid märke külge panema sellele, mis on nüüd see õige mäng ja vale mäng. et jah. Vot, kas meil on veel midagi selle teema kohta siin tarka öelda või? No ma ütleks, et minge mürama. Minge mürama, mul tuli nüüd meelde tegelikult, kuidas veel, noh, seda teemat, vaata meie nii väga ei tea, aga just selle sensoorse taju poole pealt, et tegelikult kõik need müramismängud ju toetavad ka meie erinevaid meeli ja samamoodi toetavad ja arendavad seda tunnetust, on ju, et kuidas nagu ma tajun iseennast ruumis objektidega või teiste inimestega, on ju, pluss tasakaalutunnetust ja seda kõike ka veel lisaks tegelikult need mängud ju kõik toetavad ja arendavad. Ja see veel on täiesti teine pool, on ju. Ja veel muud asjad, mille jaoks see kasulik on. Nii et jah, mürama, mängima, lastega koos toredalt aega veetma nii palju, kui see võimalik on. Ja üks asi veel, võib-olla siin öelda, et sai mainitud see, et lääne ühiskonnas seda müramist on rohkem, et tegelikult see, kuidas ja milline see omavaheline side vanema ja lapse vahel on, ei ole otseselt nagu seotud ka sellega, kui palju vanem lapsega aega koos veedab. Et tegelikult võib olla nii, et meil ei ole seda sidet, aga me oleme kogu aeg lapsega koos, on ju. Või siis vastupidi, ehk et see, et vanemad käivad tööl, on ju, teevad oma asju, et see on okei. See ei ole see, mille järgi me saame hinnata seda, kuivõrd nagu hea see kiindumussuhe on või milline meil see side on. Ja samamoodi tegelikult otse loomulikult kõik mõjutab kõike, aga ka lapse nagu see selline iseloom või olemus, see ka ei takista seda kontakti ja seda mõlemist. Mürame mängima. Kevad tuleb, need kergliiklus, jah, need madalseiklusrajad saavad jälle avatuks, tulge ja nautige. Juba on lahti. Me juba käisime ühe lapsega. Et minge ja nautige ja mängige ohtlikult. Ja või laske lastel mängida. Okei, aga tõmbame siis kokku, et aitäh jälle, et meiega olime. Järgmiste kordadel ja jälle kohtume ja jälle võtame mingid uued teemad ja äkki jälle saab mingisugune mõte nagu mõtiskletud ja mine tea, äkki selgemakski. Aga aitäh teile ja järgmise kuulmiseni.